Ja sain vänni jälle kätte. 2 nädalat läks aega, maksis 5 sotti, täpselt nagu ma arvestasin. Nüüd on aeg ehitama hakata lõpuks ometi. Mul on kõik välja planeeritud. Remondimees ütles, et roostet on nii palju, et see on täiesti mäda, et ta ennustab, et me jääme tee peale sellega. Mis siin imestada, kui rooste on ju igal pool, seda on igalt poolt näha. Veits loodan, et mul sõber Margus ja tema sõber Vaadik suudavad kuidagi ikkagi seda paremaks teha. Kolla on kõvasti vähem. Aga lihtsalt igaks juhuks tahaks pika sõidu teha, seega nüüd ma olen Tartusse sellega. Seal mõni äge üritus ja mõni vana hea sõber, keda võiks näha. Kiirus on umbes... rahvas rõõmuvitamiinid! Hurraa! Täpselt seda, mida Eestil vaja oli. Okei, no tegelikult ma võtan lihtsalt D-vitamiini, magneesiumi, joon kanepiõli, mis on ökopoest ostet. Ma arvan, et see on ka põhjus, miks ma pole ammu tundnud, et mul oleks vaja kanepit suitsetada. Ja see on päris positiivne. Ehk siis edu teile vitamiini müüjad, miks mitte. Me oleme kohal ja mitte muidugi Tartus, vaid ma tulin akupoodi küsimusi küsima. Et mul on siuke vänn on seal ukse ees, kus ma tahan panna vekspaneeli peale akut ja ma tahaks täiega teada, et mis aku ma nüüd peaksin panema. Nii, siis sain nii palju teada, et võtan 92 ampris aku tõenäoliselt, see maksab 150 või mis siis oli, 170 või mida iganes. Kui jääb puudu, siis kas hoian kokku või ostan samasuguse juurde. Päris näitangi sulle. Paaki saagi täis panna. Tartu on, mina jäin täiega hiljaks. Lähen otsin selle ürituse üles, kus ma pidin olema. Hei. Tiina. Tere. Ma olen nüüd kohal Tallinnas. Ma tegelikult käisin Tartus ära, ma veetsin öö ja nüüd ma olen Tallinnas. See buss on nii lärmakas, mu kõrvad vilisevad. Ja nüüd ma tegelikult nüüd juba kesköö, sest et nägin vanu sõpru ja jumala äge oli, ma ei tahtnud ära tulla. Igastahes 36 liitrit edasi-tagasi Tartusse ja kilomeetreid läks siis 360. 10 liitrit 100-le. Umbes täpselt nii, nagu ma arvasin. Tänaseks siis sõit läbi, näeme järgmine kord.